Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Tere kuulajad! Autotund on taas eetris. Stuudios on Tarmo Tähepõld ja Karl-Erik Idasaar Geeniuse uudisteportaalist. Ja saate teises pooles tuleb siia külla Alan Vaht Alexelast, kes hakkab rääkima uutest elektriautode laadimislahendustest, näiteks 322 kilovatise võimsusega ultra super megakiire laadijast. Enne seda teeme mõned uudisteosad, räägime Fordi uuest VRC autost, sellest, kuidas üks Horvaatia firma on lennanud väga kaugele, uuest Lotusest, võib-olla automüügist ja põgusalt puudutaks ühte proovisõitu, mis on piisavalt eriline, et sellest eraldi uudiste osas rääkida ja siis võib-olla ühest autost hästi natukene veel. Eelmisel nädalal avalikustas Ford esimesena oma uue põlvkonna VRC auto, milleks on enam mitte, eelmine oli ju põhines Ford Fiestale, eks ju? Ja uus on ajastule kohaselt linnamaastur, Ford Puma. Ma ei tea, kas ta näeb välja nagu linnamaastur? Jah, näeb küll, aga ausalt öeldes ma ei ole üldse selle valiku peale pahane. Puma on täitsa hea auto, millega sõita ja mul on seda hea meel ka rallijadel näha. Ja tegelikult, ega sellest päris Pumast, millega sa siin mida sa tänaval näed, öö ja päev täiesti. Midagi järgi jäänud ei ole. Olulisem vist on pigem see, et jõuallikaks on siis nüüd hübriid, mis tähendab seda, et bensiini 1,6 liitrisele turbomootorile tuleb appi veel 100 kilovatine elektrimootor, millel on ka aku, ehk siis põhimõtteliselt tegemist pistikhübriidiga. Ja selles mõttes kasutatakse seda elektrit enamalt siis ülesõitudel, ehk siis kui läbi asula peab auto minema, siis ta saab sõita täis elektriliselt, et lisab see autole 95 kilo. Mida on tegelikult omajagu? No ralli mõistes ikka väga omajagu. Ütlekene liiga palju. Ma kuulasin siin hiljuti ühte podcasti, kus äkki oli Robert Reed, kaardilugeja, kes oli Richard Burnsi kaardilugeja? Mul ei tule nüüd meelde, ise kuulasin podcasti, kes rääkis, et ühel hooajal oli nende tehniline juht olnud niivõrd kaalus kinni, et lugemislamp kaardilugejale, mis kaalus 15 grammi. Muidu eelmise põlvkonna seal ralliautos oli see kogu aeg seal kaardilugeja pea kohal katuse küljes, aga siis see tehniline juht, kui olid päevased etapid, siis võeti see lamp sealt ära, selleks, et säästa 15 grammi. Kaaluvõit on kiirsõit. Just. Nii et vaatame siis, kuidas Ford järgmine aasta selle autoga hakkama saab. Nii, peaasi lihtsalt on see, et üks suurus rallist on lihtsalt show, et peaasi, et see asi nagu täis elektriseks ei läheks, et vaikne ralli ei ole põnev. Võt, teine suur uudis oli siis see, et ta ei olnud pommuudis, sest see pomm tegelikult eelmine aasta juba lõhati, et Horvaatia elektri superautode tootja Rimac on Bugatiga ühinemas ja sellisel moel, et mitte Bugatti, mis kuulub omakorda Volkswagen grupile, ei neela väikest Rimacit alla ja Rimac ei kao, vaid pigem nagu vastupidi, eks seal kuskil taustal, et kes on omanik, kõik need perekonnad on kindlasti keerulisem, aga sisuliselt on Bugatti Rimac LLC, ehk siis aktsiaselts, 45% Porsche valduses ja enamusosalus on 55% on Horvaatia autotootja Rimaci käes. Huvitavad rimakad. Et kui Mate Rimac aastal 2007 oma E30 kolmanda seeria BMW elektrimootorit ehitas,
huvitav, kas ta nägi ette, et 14 aastat hiljem võtab ta üle põhimõtteliselt Bugatti. Jah. Nii et kõik, kes te praegult garaažis midagi nuputate, midagi uut arvate, et tulevik on helge igal juhul. Tulevik on helge. Järgmine uudis, no see on nüüd päris ikkagi sportauto ja päris autode uudis, see, mis meile siin meeldib, meile meeldivad ka elektriautod, aga tore on vahepeal ka ikkagi selliseid legende kajastada. Uus Lotus Emira. Tähendab, uus Lotus, siin on aastaid on olnud see, et kui Lotus esitles mingit uut autot, siis tegelikult oli see olemasoleva auto järjekordne versioon, ehk siis kas Elise, Exige või Evora, selle järjekordne kas kerge või natuke võimsam versioon. Jah, või siis sarnast Alfa Romeole räägitakse, et tehakse, aga tegelikult ei tehta. Just. Aga Emira on nüüd siis päris asi ikkagi, jah. Kas ta on täiesti uus? Jah, muidugi, tegemist on täiesti uue autoga, näeb hea välja. Päris hästi pisike, vaatasin pilte. On jah? Jah, et ikkagi nagu Elise, et siuke pikk mees seisab kõrval ja siuke astud üle. Et eelmisel nädalal Inglismaal toimunud Goodwoodi kiirusfestivalil tegi see ka siis esimesed avalikud sõidud. Loomulikult, nii nagu ka eelmiste mudelitega, läheb Lotus taas ikkagi Porschet jahtima, Porsche klienti või siis Alpine A110, aga mis on veel nišikam ja mida ostetakse kahjuks liiga vähe, et siis Porsche Caymani vastu. Ma ei tea, kas ta tundus visuaalselt isegi veel väiksem kui Cayman või ta ongi selline? Ma arvan, et isegi võib olla väiksem kui Cayman, jah. Natukene muret tekitab siin spetsialistides see, et kui Lotuse alati tema mantra ja erilisus on seisnud autode kerguses, siis praegult on selle avaldatud mudeli kaalunumbriks antud 1405 kilo. Issand, see on ju paks. Just, sellepärast, et näiteks seesama Alpine A110 on 1114 kilo ja ehk siis, mis siis peaaegu 300 kilo kergem, see on küll naljakas. Ja Cayman minu meelest oli ka kergem. 1355 on Caymanil märgid, Cayman S. No, muidugi on niimoodi, et Lotus on nüüd täiesti uue põlvkonna auto, seal on nagu ikka kaalu toovad ju tegelikult igasugused euronõuded, mis sul seal peab olema. Üks on see teine, et kas see kaal on pandud selle 4-silindrilise mootori järgi või V6 järgi. Just. Seal on ka vahe, et ja teine natukene selline ärilisem pool on äkki siis see, et nad avalikustavad 1400 kilose Emira ja siis sa saad hakata ostma sinna lightweight asju külge. Seda mal kergemaks tegema ja nad saavad hakata erimudeleid tegema, näiteks 1200 kilone Emira. Aga välja näeb hea, välja näeb ilus. Minul see Evora üldse ei meeldinud. Kusjuures mulle see Emira üldse väljast ei meeldi. Ta minu meelest kuidagi näotu, et kena, aga näotu. Ise loomutu. Jah, sest vaata viimasel ajal on ju see trend, et tehakse neid superauto startup'e ja need kõik on, katan selle märgi kinni, see minu meelest täiesti geneeriline siukene keskmootoriga auto, et tagant jah, nendega huvitavam, aga muidu ta nagu just väljast äge välja ei näe. Kasutatakse 2 mootorit, üks on siis Mercedes AMG-st leitav 2-liitrine 4-silindriga ja teine on 3,5-liitrine Toyota V6 ehk siis seesama, mis on Supras, jah? Supras ei ole V6, Supras on BMW rida 6. Õige, issand. Ja nüüd kõik, kes te kuulate, hoiate 2 käega peast kinni, et selline viga. Tõsi. No selge, ootame siis huviga, millal kas ja... Huvitav, kas seda hakatakse kõige esimesena müüma Ühendemiraatides. Jah. Aga võib-olla nad näevad seda turgu olulisena. Nii, ja uudistebloki lõppu tuli Eesti automüügi, juunikuu automüügi info ja kujutate ette, automüük on taastunud ja mitte võrreldes eelmise aastaga, vaid automüük ületas ka 2019 aasta juuni tulemused lausa 200 autoga. No tohha tonti. Vot nii, et kas siis kõik kiibikriisi hirmus, et varsti see üldse enam autosid ostsid või ongi meil nüüd siis jälle kõik hästi. Aga teeme siia väikse pausi ja siis lähme selle proovisõidu juurde. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Autotund tagasi stuudios Tarmo Tähepõld ja Karl-Erik Idasaar Geenius uudisteportaalist. Nii, me oleme varasemalt teinud eraldi selliseid proovisõidu saateid või siis saate teises pooles pikemalt, aga kuna seekord on, ma ei ütle, et see on nüüd maailma kõige olulisem auto, seda kindlasti ei osta Eestis väga paljud, aga see millegipärast meile endale pakub nii palju huvi, lausa nii palju, et sa olid nõus sõitma Hispaaniasse. Yeah. Sellisel keerulisel ajal rohkelt lende. Ja mina, kes ma kardan lendamist. Just, võt nii oluline auto tegemist on siis Hyundai uue elektriautoga Ioniq 5. Ja nüüd on sellise asja, et kuna raadiopilt ei näita, mõni inimene väki juba saab guugeldada Ioniq, nagu Q-täht on lõpus 5. Selle auto minust üks kõige tugevam või siis silmapaistvam element ongi tema välimus. Oskad seda kirjeldada praegult kuulajale? Ta näeb välja, nagu ta oleks just nagu mingist arvuti renderdusest välja sõitnud, et kui sa asetad Ioniqu, eriti kui ta on selles nii-öelda hero värvis, see siukene beige kuldne ja siis ta näeb tänavalt täiesti out of place välja, nagu ta ei kuuluks sinna, et täpselt nii futuda nagu tundubki. Ühesõnaga, need pildid tõesti väga ulmelised, seal taga tuled on koosnevad LED-idest, see auto on hästi kandiline, ta on, Hyundai tegi sellest CUV Compact Utility Vehicle, ehk siis nagu ta peaks nagu tehniliselt olema linnamaastur, aga ta ei ole, ta on lihtsalt luukpära XL. Ta on luukpära, mis ta nagu Honda ei oleks steroide söönud, et jah, kujuta ette, et tavaline luukpära, ma ei tea, milline on nagu Toyota Corolla, millele on tehtud 1,3 korda zoom näiteks. Tehtud nagu natuke suuremaks. Jah, või umbes nagu ütlete mingit maskotti kusagil lõbustuspargis, et mis on nagu elusuuruse versioon mingist väiksmessest, et ja sellega on see, et tavaliselt sellised autod on sellise välimusega auto, nagu see Ioniq 5, on need prototüüpmudelid, need, mida näidatakse 2 aastat enne auto väljatulekut, et võt selline umbes hakkab olema ja siis, kui see asi jõuab müügisaalidesse, siis on ta suhteliselt ilmetu, hall, plasttükk, midagit. Kas see näeb päris elus, näebki siis välja selline nagu piltidel? Täpselt selline nagu piltidel. Ja vist on äge, jah? Jah. Muidugi ma sain palju kommentaare, et see on ikka kinni maksta sisuturundus, aga ei, see on tegelikult ka väga asjalik elektriauto selle raha eest, et jah, et selle tema andmed ja selleni kohe jõuame, mis mulle sellest auto mõõtusest rääkides, et seal vist teljevahe, ehk siis auto pikkus võib olla mis iganes, siis see, mis auto sees ruumikuse määrab, on tegelikult teljevahe 3 meetrit. 3 meetrit. Kas see oli niimoodi, et jällegi nendel auto, mina olen näinud pressifotosid, on tõesti, kus tagaistmel inimene laiutab, minu arust isegi seal mõtiskleb, teeb tööd. On see siis nii suur seal taga? Jah. Aga seal vist iste taga, see oli pilt oli sellest, kus esiiste on alla lastud. Jah, seda saab seal huvitavatel erinevatel nurkadel neid istmeid seal liigutada ja paigutada. Et kas seest on sama futu? Mitte nii väga, et ta on ikka niisugune helge ja avar ja pigem Hyundai reklaamib seda vegan sisu nii-öelda, et taaskasutatavad materjalid ja öko, et see on pigem see rõhk seal. Ja palju klaasipinda ja mitte nii palju, kusjuures. Aga kas see oli alles, mis pressifotodel oli see, et sul on roolist, kas vasakul paremal on selline tahvel, kus sa võid selle foto riputada ja põhimõtteliselt nagu su kontorilaud või niimoodi, paned sinna oma laste kangased paned selle nõelaga selle polaroidi sinna, et see on sinna pandud, et kuidas ekraanid olid? Kas täiesti standard minu meelest Hyundai infosüsteem on ju, et mitte mingit vahet seal on, mis mulle ei meeldinud oli see, et kliimasüsteem oli ka puututundlik ja üsna nagu siukene funktsioonid olid üksteisele hästi lähedal astutud, ehk siis näpuga vahe nagu järge ajades, et oli natukene ebamugav, et see on see asi, mille peale ma natukene häält tõstaks. Aga muidu oli see rong täitsa tipp-topp, et nii, tegemist on, kui palju sellega sõita saab siis ühe akutäiega? 2-veoline ja suure akuga oli vist 480 kilomeetrit. Mul oli Hispaanias 4-veoline, see kõige võimsam suure akuga ja siukse pooltemperamentse sõiduga, kuna me seal mägedes kurdides ka käisime.
et minul tuli vist äkki midagi 350 kilomeetrit ja täitsa peaaegu tühjaks sõitsin. Okei, no see tundub selline, praegult ongi, Hyundai'l tegelikult ju Konal, nad ütlevad ühel Kona versioonil on linnasõidu ulatus isegi üle 600 kilomeetri. Mis on väga muljetavaldav. Jah. Kiirusomadused, mis tüüpi autod on? Ütleme, et ma elektrit puhul ei oska enam minnates, et kas on sportlik või mitte, sest eks see minek on kõigil täpselt sama ühekülgne. Et ta kiirendab, aga ta on pigem siukene sõidamata seda pehmeke, et hästi siukene kreemias vedrustus on ju, et sa kulged üle nende künniste ja aukude üsna rahumeelselt ja kere õtsub, vajub, et isegi pinguta, et sportlik olla ja ei peagi minu meelest. Et sa ei pea iga autoga minema Nürburgringi alla 8-minutilist aega jahtima, et ja, või seda, et seda peotrikki pole sisse ehitatud, et saad kõiki oma reiseid üllatada mingi 3-sekundilise kiirendusega 100-ni. Ta läheb vist 5,2 sekundit ja see on päris hea, aga kui ta 5,2, millest me räägime Golf GTI, see Golf GTI 5 on praegult alla on 5 juba. No see on ikka see on suht siuke territoorium, kus need Volkswagen Grupi 4-vöölised, 3-vöölised raketid nii-öelda toimetavad. Just. Selle auto hind muidugi kahjuks, nagu ikka, nagu nad kõik, algab 400, õnneks mitte 400, aga 49, sisuliselt 50 000 eurot. Ja kallim tippversioon vist on 60 000. Alla 60. Nii et palju üle 60 ka ei lähe. Jah, ja ainult 2 varustuspaketti on, et ei pea lisavarustusega mingeid lahterid tõmbama seal, et arvestades, kes siin konkurendid, kellega me oleme sõitnud, on Volkswagen ID4, Škoda Enyaq, et nende valikus on tunduvalt odavamaid, Enyaqi saab vist isegi alates 34 000, aga siis me räägime juba läbisõit siis on väiksem ja ühesõnaga see proovisõidu Enyaq, mis meil oli, see ei olnud ka veel kõige see sportlikum. See oli üle 60 000 euro. See oli vist 63 000 eurot, nii et sisuliselt on ta ikkagi hinna poolest võrdne. Ja lisavarustusega tuleb ikka korralikult juurde, nagu vaagide puhul ikka. Just, aga välimuse, kui sa ikkagi oled selline inimene, kellel meeldib disain, kellel meeldib erineda, kellel meeldib olla võib-olla mõned aastad tulevikus, siis Joonikul on raske vastu saada. Erilisi nagu vigu oligi võib-olla selle ühe päevaga raske välja noppida, et eks näis, kuidas ta siis Eesti oludes siin paari kuu pärast hakkama saab. Ja siia teise ploki lõppu meil on täpselt 1 minut, et lisada siia veel üks proovisõiduauto, mis on sisuliselt teisest universumist, kui on Ioniq 5. Maailma kõige parem auto. On maailma kõige parem auto, on Karl-Erik Idasaare arvates, mis asi? Mitte Dodge, aga RAM TRX, ehk siis Hellcati mootoriga 700 hõõbuline RAM. Kastikas, hiidkastikas, mis on mõõtudelt veel suurem kui tavaline RAM, kiirendab seal mingite sõltumatud testide andmetel. Pidi isegi alla 4 sekundi 100-ni. Alla 4 sekundi 100-ni, see auto kaalub 2,8 tonni. Jah. Kujutage ette nüüd need numbreid. Ta on veel suurem, kui on tavaline RAM 1500, mis on juba meie tänaval lahmakas. Ja tegelikult tema see väärtus, veel lisaväärtus on see, et ta ei ole lihtsalt võimas mootor, vaid kogu see vedrustus ja kõik see on mõeldud sellisteks kiireteks maastikusõitudeks. Ei, see on täiesti metsik, mismoodi selle autoga on trikke teha, et tead küll, maanteel on vahel niisuguse hetki, kus niisugune ilus kurviline tee on ja siis vaata, et seal on niisugune suur põld kusagil paremal, niisugune tunne, et keeraks sealt 110-ga vops maha ja tõenäoliselt see RAM saabki sellega hakkama. Vabalt, jah. Kahjuks selle hind on 128 900 eurot. Täisvarustuses, jah, umbes, Vat, aga sellest võib-olla kunagi pikemalt. Teeme nüüd siia pausi ja siis tuleb stuudiosse Alan Vaht, kellega me räägime siis, millega seda Ioniqut laadima saaks hakata. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Tere tulemast kuulama Autotundi tagasi. Nüüd on stuudiosse tulnud Alan Vaht Alexelast. Kunagi ma tutvustasin, et sa oled Alexela juhatuse liige, nüüd sa oled saanud sinna vist täpsema ametinimetuse elektromobiilsuse teemad, jah? Mõlemad, nii juhatuse liige kui ka siis e-mobiilsuse valdkonna juht, vaata, et hunt Kriimsilmal on ikka palju ameteid. Ühesõnaga, Alexela hiljuti
tegi suure ürituse, kus tutvustas mitmeid elektromobiilsuse ütleme, lähiaja lahendusi, mitte mingit sellist väga suurt pilti tulevikku, vaid ma arvan, et kõike seda sa nüüd meile räägid, mis juhtuma hakkab. Täpselt nii. Aga enne seda, kuna Facebook on kõikvõimas ja Eesti on väike, siis ma nägin Facebooki elektriautode grupist, et Eestisse ilmus kellegi Norra numbritega Ford Mustang Mach-E ehk siis Fordi elektriauto, mida ametlikult me ei näe minu arust enne sügist Eestis. Üks oli ja sa käisid sellega sõitmas. Püüaks teha nüüd hästi kompaktse kokkuvõtte. Mustangi nimeline elektriauto. See kõlab, eks ole, uskumatuna. Muskelautode ikoon, mul on see auto, selle esmaesitus oli 2019, 18 november ja ma kohe nägin, kui need visuaalid olid olemas, et see on midagi erilist ja Mustangi nimi, see on ju hoopis midagi teistsuguste. Et Mustang on saanud täiselektrilise versiooni, Mach-E. See on väga eriline auto, tal on minekut tolle versiooniga, millega ma sõitsin, oli 4 ratta vedu, 5,1 sekundit on tal kiirendus, ütlen ausalt, tegelikult ega ma rohkem väga ei tahagi. Ma olen sõitnud nendega küll, mis 3 sekundit kiirendab, võtab südame pahaks, pea ringi käima. GT versioon tuleb selle aasta lõpus välja, siis Mach-E 4 ratta veoga GT, see kiirendab 3,1 sekundit, päriselt ei taha, aga kõik see kuju külje pealt sa vaatad, kuidas see alt äär on niimoodi ära petetud visuaal, ta on selline must äär on all, ta teeb sellise nagu bumerangi kujulise, annab selle visuaalselt annab nagu bumerangi kujuga kujulise sellise kere, eks ole, üleval on see katus äär, mis niimoodi taha minnes must osa siis nii-öelda kasvab ja siis kere enda värv sa näed, et kuidas nagu see tagumik kukub alla ja kõik need uksed, kuidas need lahti käivad nupust, seal ei ole ju, nii nagu ma olen harjunud, et on see käepidemed, eks ole, neid seal ei ole. Sa vajutad nuppu, 5 senti tuleb lahti, ja siis ta jääbki sinna niimoodi, et tuul kinni ei lükka. Väga super auto. Ainukene asi, mis häiris, on see, et armatuurlaual oli liiga palju plastikut ja mis on veel äge, on see keskkonsoolis suur 15,5 tolline siis ekraan, autokino, all on mõnus rullik, väga äge auto. Praktilises osas, et kuigi ta kannab Mustangi nime, kas tagaiste on täiesti kasutatav või on selline laste oma? Täiesti kasutatav, täiskasvanud inimene, meeste rahvas mahub sinna ära ja on ruumi üle arue. Väga äge. Okei, loodame, et saame ise ka kunagi käpad külge, aga räägime siis nüüd sellest, et ostan selle Mustang Mach-E, praegult see laadimisvõrgustik ja kõik see, ei saaks öelda, et see Eestis seisab. Tegelikult areneb Eleport, Enefit kogu aeg avavad kuskil midagi. Kust nüüd Alexela mängu tuleb? Ütleme nii, et kui esimene revolutsioon Eestis tehti aastal 2012 Elmo võrgu avamisega 167 või 163 laadijat, mis seal oli 50 kilovatised, jah, möödapanek selles mõttes tehti sellega, et on Shademo Jaapani autode otsike ja nädal aega varem tollane siis transpordivolinik Siim Kallas esines siis pressiteatega Euroopa Komisjoni poolelt, et Euroopa on nüüd valinud välja Euroopa standardid CCS ja nädal aega hiljem oli siis selle Shademo võrgu avamine. No super tegelikult, et riik ära tegi, see oli tõeliselt revolutsioon, esimene üleriigiline globaalselt, kujutad ette, 10% globaalselt paigaldatud kiirlaadijatest asus pisikeses Eestis, see oli tõesti revolutsioon ja see, mida me nüüd tegema hakkame, mida me oleme näinud tegelikult, ega siiamaani mingit täiendavat revolutsiooni ei ole toimunud, paigaldatud on 2012, täna 2021, 9 aastat hiljem paigaldatakse endiselt 50 kilovatiseid laadijaid. 50 kilovatiseid. Samamoodi Shademots ja siis on juurde ainuke see erisus, et on ka CCS, et saab Euroopa autosid laadida. Ja siis on meil 3 ultrakiiret 160 kilovatist ja ka nendega pole revolutsiooni ju tegelikult tehtud. Korraga saab laadida üks auto, Shademo Jaapani otsikuga, eks ole, või siis Euroopa otsikuga CCS ja kujutad, sa ise oled elektriautosid palju testinud. See sama Mach-E, ta on laadimise võimekus 150 kilovatti.
Paia-Risti 160 kilovati laadija, ta suudab, see Mach-E või mõni teine auto 150 kilovatti, ta suudab seda vastu võtta, kui aku on päris tühi, 1%, 2% ja siis juba kukub, eks ole, alla 100, me testisime 16%-ga, korraks saime Mach-E-l 123 kilovatti ja siis ta juba kukkus 6. minutil 104 peale ja siis juba alla 100 ja kujuta ette, sa teed investeeringu, kilovatid maksavad. Sa rauda investeerid 160 kilovatti, eks ole, sellesse rauda investeerid ja kujutad nüüd 6. minutil kukub sul see laadimise kiirus 160 pealt 90 peale. 70 kilovatti seisab tühja, teine auto kõrval, eks ole, ootab näljane kõht tühi, tahaks oma särtsu saada, aga ta ei saa, sest 2 paralleelset laadimist ei ole ja samal ajal see 70 kilovatti lihtsalt seisab tühja. Sa oled raha alla pannud, aga see seisab tühja. Ja siin me teeme nüüd selle korraliku revolutsiooni, Eesti e-mobiilsuse teine revolutsioon peale aastat 2012. Me toome turule superlaadijad, mis on võimekusega laadima 300 kilovatti, pluss on seal veel tüüp 2 otsik 22 kilovatti ja kui panna sinna veel 2 satelliiti kõrvale, ehk et nii-öelda tankurit veel ühendada selle pealaadijaga, siis me saame laadida 5 autot korraga, 4 ultrakiirelt või tuleb Porsche Taycan saab oma 275, ehk et me kasutame ära selle momentumi, et auto tõesti suudab maksimaalselt laadida väga lühikest aega ja siis ülejäänud aja ju tavalaadijaga seisab see kilovatid tühja. Me saame need kilovatid ära laiali jagada 4 ultrakiirelt laadiva paralleelse sessiooni vahel, pluss siis 1 tüüp 2 veel. See on see efekt ja revolutsioon, see on täiesti uus tehnoloogia. Okei, millal kas need on juba olemas, millal neid paigaldama hakatakse? Meil on täna projektid 2 tükki, kus me tahame teha nüüd augustis ja septembris. Meil on tänane ajastus selline, et me ju võtsime oma enda platvormi kasutusele, millest me võime ka veel pärast rääkida, kes selle taga on. Ja me lähme sellega laivi, tahame loomulikult minna juba eelseks, eks ole, aga kõik asi võtab aega, peame integratsioonid tegema, ettevalmistused, ehk et selline tagumine aeg oleks septembri keskpaike, aga me ise näeme, et me oleme natukene graafikust ees ja mina näen, olen väga optimistlik ja me näeme, et tegelikult võime täitsa reaalselt minna laivi varem, aga vaatame, kuidas asjad edenevad, eks ole, ja siis esimese asjana tõstame üle oma enda 3 tänast laadijat oma enda platvormile ja sellesse aega tahame siis nii-öelda ajatada ka siis selle esimese uue ja teise siis nii-öelda selle revolutsioonilise lahenduse ehk et august-september. Kui nüüd on see superlaadija, 322 kilovatt-tundi, lähen oma Porschega, laen seal mõnusalt, mis ütlesid 275 on tal vist maksimum. Ja siis vaatan, et tuleb keegi, et ma ise ju seda seal valida ei saa, et siis kui tuleb keegi paneb enda oma külge, siis see võtab minult natukene ära ja maksimum, et sa ise ei saa niimoodi, et ma nüüd vabandust, ärge te tulge, ma laen siin oma... Seal on, ütleme, seadistamise võimalused on erinevad, et ongi, kes ees, eks ole, kes esimesena tuli, teenendatakse esimesena ära, aga point on see, laadimise hetkel, nii nagu ma enne ütlesin, tegelikult päris kiiresti ka sellel Porsche Taycanil kukub ta seal 275 pealt alla ja ütleme ausalt, kas sa lähed maante peale ja lähed laadijasse, et sul on 1% veel jääki? Lähed või? Vist ei lähe, eks ole. Ja tegelikult, vaat siin ongi see efekt, et me saame auto läheb laadima, ta seda ideaalset tingimust tegelikult väga nagu ei saavuta ja me saame tekitada neid paralleelseid laadimisi ja kui vaja, paneme teise sinna kõrvale, kui turg areneb ja saab juba 10 autot paralleelselt laadida. Ja sa ütlesid, et kõrval veel 2 tankuriposti on seda, et siis nagu natukene väiksema võimsusega... Ei, täpselt sama. Vahet ei ole, et sa panedki, sa saad, et meil on see kontseptsioon on see, et me igas Eesti punktis, kuhu me laadija paigaldame, tagame igal juhul Shademo otsa. Okay. See on garanteeritud ja see on sellel pealaadijal üks Shademo, teine CCS ja kui me paneme need nüüd tankurid veel sinna juurde, siis me laiendame neid tankureid CCS otsaga. Ja kui on tulevikus see, et tõesti ühel hetkel Shademo otsikuga autosid enam turul ei ole, näiteks 10 või 15 aasta pärast, siis me saame selle Shademo otsiku kaabli ära vahetada
ka CCS-i vastu, ehk et see on väga paindlik, intelligentne süsteem, mis jagab seda saadaolevat võimsust, neid kilovatte siis 4 paralleelse laadimissessiooni vahel. Okei. Ja mis on üks asi ütlemata, ja seal juures ei ole vahet, kas sa oled autoga, mis on akusüsteemiga 400 volti või 800 volti, kõik variandid hästi paindlik, see on tõeline tehnoloogia revolutsioon. Sellist teist laadijat täna ei ole maailma turul kui see, kellega me täna käed lõime Siemens. Tõesti, sellist laadijat teist maailmas ei ole. Okei, teeme siia kiire pausi ja siis räägime edasi, mis veel plaanis. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Nii, Autotund tagasi. Stuudios on Alan Vaht Alexelast, kes räägib suurtest elektromobiilsuse arengutest Alexelas. Kas võib näha varsti igas Alexela tanklas ka siis seda elektrilaadjat? Alexelal on täna tanklate võrgus 105 tanklat üle Eesti, kõige laiema võrguga oleme me Eestis ja põhiline, kuhu me esimese hooga suure fookuse paneme, on katta superlaadijatega siis maanteed ja linnadesse sisse ja välja sõidud. Esimene prioriteet on see, sest superlaadimist on ikkagi vaja, sa oled teekonnal, kus sul ei ole aega oodata tund aega, et millal aku täis saab. Ja mis on ju positiivne, mina ise näen, et revolutsioon on ikka liikumis aga autode osas sinna 800 voldise akusüsteemi peale. Võtame selle sama Mach-E Mustang 10%, 80%, ta laeb 43 minutiga. Ta on küll 150 kilovatine, aga tuleb üha enam neid autosid, mis on tõesti suutelised ammutama 225, 270 kilovatti. Ja esimesed juba, eks ole, ju sellel ei peagi kaua ootama, august-september on juba esimesed, mis ka ju tulevad 800 voldised. Ma näen, et autode osas seal on tõeline revolutsioon. Ja kujuta ette, 800 voldine süsteem võimaldab 2 korda kiiremat laadimist, ehk et 10-80% 18 minutiga. Sa jõuad käia ära poes, võtta, eks ole, kohvi, käia vetsus ja vaatad, lähed välja, oi, aku on täis. Nii, aga kui ma olen siin nüüd seda vaatasin, käisin seal kohal, siis see ei ole lihtsalt, et tanklatesse panete nüüd tankurid püsti ja siis hakkame kõik seal laadimas käima, vaid see teie elektromobiilsus on nagu natuke laiem. Kas see on lihtsalt sõnum või mis sinna juurde nüüd käib? Me oleme öelnud sellise sõnumi välja, lae kus iganes soovid. Ja tõepoolest laadimise osas ma olen nüüd ise üle aasta elektriautoga sõitnud, ma näen, kus kohas see vajadus on ja mis on see ootus elektriauto omanikul. Ja me katame ära 4 väga olulist elementi. Kodus laadimine, annamegi särtsu, toome sulle särtsu tankla koju. Võtad hommikul, öösel auto laeb, võtad hommikul täislaetud akuga auto, sõidad. Või lähed tööle ja kui ütleme, väga paljudel juhtudel on see, võtame korteriühistud. Maja ümber on parkla, asfalteeritud, sina soovid täna laadijat, mina soovin võib-olla 6 aja pärast, keegi 3, eks ole, ja nii edasi, millalgi ütleme aasta või 2 pärast. Yeah. Sa ei võta ju kogu aeg seda asfaldit ülesse. See on peavalu ja siin me tuleme appi, miks me ütleme, laadimine kodus, aga kui sa oled korterelamus, anna tööandjale teada, sa soovid elektriautot osta, tuleme, paneme sulle töökohale laadija. Okay. Ehk et see on see teine element lisaks kodule. Ja 3. element on, kui sa oled nüüd liikumas linnast A, linna B, teekonnal, või siis, eks ole, linna või linnast välja või linna sissesõidul, eks ole, aga see on siis teekonna element 3. ja 4. element on meie sellest täislahenduses siis sihtkohas laadimine. Oled teekonnal, jõuad ühel hetkel sihtkohta, isegi kui sul teekonnal pole vaja laadida, jõuad sihtkohta ja sihtkohaks võib sul olla hotell, restoran, kaubanduskeskus, mis iganes. Ehk et 4 elementi, tõesti, lae kus iganes soovid, kodus, töökohal, teekonnal ja sihtkohas. Need on need, mis moodustavad täislahenduse, mida täna elektriauto omanikud tõepoolest ootavad.
aga kuidas te hakkate siis oma laadijaid müüma, paigaldama? Täpselt nii, oma laadijad ja nii, ütleme, et siin on ju oluline aru saada, et nagu ma enne ütlesin, teekonnal on oluline kiirus, sinna superlaadijad, sihtkohta, kus vaja, võime ka panna superlaadija, aga kodus ja töökohal ja sihtkohas reeglina täiesti piisab sellisest vahelduv voolu 22 kilovatisest laadijast ja täna me sinna panustamegi, et me paigaldame 22 kilovatiseid laadijaid. Täna autod turul, mis on võimelised ju võtma vahelduv voolu laadijast maksimaalselt 11 kilovatti, aga aasta 2-3 pärast võib-olla on autod turul, mis on suutelised ammutama ka 22 kilovatti vahelduv voolu laadijast. Seega meie sõnum on olnud, ei ole mõtet täna aastaks endale laadijat osta koju või töökohale, et autod on 11 kilovatised või 7 kilovatise laadimise võimekusega, paigaldame täna 22 kilovatise, kui loomulikult klient soovib, paigaldame ka 11 või 7 kilovatise, aga siis võib juhtuda see, et aasta 2 või 3 pärast avastad, et oi, mul nüüd auto on suuteline 22 kilovatti ammutama, kas ma nüüd teen siis topelt investeeringu? Noh, ja kodus on sul aega, töökohal on sul aega, lähed tööle, pargid auto ära, paned laadima, võtad õhtul töökoha parklast auto täis laetuna, et see on see, need elemendid ja seal on sul, eks ole, aega. Kodus on aega terve öö, töö juures on aega terve päev, et sinna ja kaubanduskeskusesse ka või lähed kinno, mitu tundi. Ja seal ei pea olema sul seda ülikiiret superlaadijat, täiesti piisab 22 kilovatisest. Kas sa nende superlaadijate puhul näed, et kas seal võiks ka hind langeda, sest et igapäevaseks laadimiseks ei soovitaks kellelegi superlaadijat, sest see, siis kaob ära igasugune hinnavahe sisepõlemismootoriga. See on reisi laadimine, mitte hädaolukord, aga eks ju. Aga kas seal on mingid nagu... See on hea väljakutse sellepärast, et sa paned päris palju raha, investeerid ampritesse, ehitusse, laadijasse, versus see, et sul see kodulaadija võib sul maksta seal 1000 eurot, ma ei räägi siin nendest rumalatest, pimedatest 400-500 eurostest laadijatest, me räägime ikkagi see, mida me pakume, on targad laadijad, 1000-1500 eurot, sõltub, kes mida soovib, et siin see hind täna ikkagi sõltub sellest investeeringust ja seetõttu on avalikus võrgus just need on ta siis ultrakiire laadija või kiirlaadimine või superlaadija, et need hinnad on paratamatult kõrgemad, sest investeering, mis sinna raha alla pannakse, see lihtsalt on nii palju krõbe. Kodus sul ei ole väga palju ju vaja investeerida, amprid on olemas, 10 meetrit kaablit, paljud ikka maksab 250 eurot, maksab sul see paigaldamine. No tead, kodus on vist see ampri värk on, mul on siin hiljuti, ma pidin meie kortermajja neid amprid ostma, et minust võiks igasuguse elektromobiilsuse levikuks, minust võiks lihtsalt ampri hinda, kes iganes meil, ma ei ole aru saanud, meil on Elektrilevi, Elektri Eesti Energia, aga mina ei tea, kuidas seal kellega seotud on lihtsalt, kui ampri hind odavam oleks. Päris palju, kujuta ette, 130 eurot, kui mul on 25 amprine peakaitse ja kui ma tahaksin seda suurendada, siis 1 amper maksab 130 eurot. Aga kujutun ette, rehkenda nüüd, see superlaadija, mis sa pakud palju ampri? Ütleme nii, võtame lihtsamini. Mis sa arvad, 22 kilovatine laadija koju, mitu amprit ta nõuab? Ma ütlen sulle, 32 amprit. Aga tegelikult autod on suutelised laadima kodus 11 kilovatiga. See nõuab 16 amprit. Kodune peakaitse sul võib olla 25 amprit. Ja 1 amper maksab 130 eurot. Ja nüüd, mis sa pakud, kui palju ampreid vajab üks superlaadija, mis on 300 pluss 22 kilovatti? Nüüd ma ei tea, 100? Oi, vähe pakud. 485 amprit, korruta see 130 euroga. No just, ei päris uimas. Ja palju see teeb, eks ole, see teeb sul korraliku raha, ma siis kohe võtame. Mõlemad hakkasime arvutama kohe. Ütleme, need on nii suured, 130 korda 485, 63 000 eurot. $1 000 000 krooni. Ja pane teine sama palju veel ja rohkem, eks ole, veel laadijasse ja kodulaadija sul maksab, eks ole, 1000 eurot. Sealt see tuleb see, miks on avalikus võrgus superkiires laadijas laadimine kallis ja öeldaksegi, et teinekord on öeldud, aga kus see efekt on? Ma maksan põhimõtteliselt bensiini hinda, aga sealt see tulebki.
Nii, sa kasutasid sõna teekond, selle peal mulle meenus kohe värskelt reisilt olnud inimesena, aga kui ma Eestist välja lähen, kas Alexela liitub mõne, ma ei tea, nagu on Teslal on superchargerite võrgustik. Kuidas ma saan, kas mul on sellest väljaspool ka kasu? On kasu, see on hea küsimus, meie laadimisplatvormi taga on terve armee autotööstust ja see tähendab BMW grupp, Mercedes, Daimler, Volkswagen, Audi, Skoda, Ford, eks ole. Kas neil kõigil on siis oma laadimisvõrgust? See on tegelikult seotud, see mille ma räägin, see on seotud Ionitiga. Ioniti laadimisvõrk kasutab täpselt sama platvormi, mida meie, ehk et meie kliendid saavad laadida üle Euroopa enam kui 200 000 laadimisjaamas. Laadijaid seal juures on veel rohkem. Okei. No selge, see on see number hüppas ühtäkki, me rääksime alguses 3 laadimispunktist või üksikust, siis rääksime 160 ja nüüd me jõudsime mitme 200 000-ni. Jah. Päris hea, no selge, tundub, et elektriauto ostjatel koidab ikkagi aina rohkem neid päiksekiiri, isegi ma ütleks, et mitte ei koida, vaid päike vaikselt tõuseb. Kuule, terve see juunikuu on päike niimoodi säranud ja juuli ka veel särab, ja meie toome selle särtsu üle Eesti niimoodi, et laseme ikka sellel särtsul särada korralikult. Nüüd ei jää siis muud üle, kui et elektriautode hinnad kukkugu nüüd allapoole. Kusjuures juba täna on autosid, mille hind on omamiskuludelt soodsam kui bensiinidiisli auto omamine. Tead, aga sellega ma pean siin mitte, et ära nüüd räägi, vaid võib-olla jätame selle järgmiseks kohtumiseks, sest meil sai saateaeg just otsa. Aitäh! Aga aitäh, tullid! Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele.